Tere tulemast kuulama EBSi podcast Satelliit. Täna on mu stuudios Sandra Kallas, kes õpib meie MA programmis ja Liisi Hallikmaa, kes on meie MBA programmis. Ja jutuks tulebki õppimine ja kohe tere teile kõigile. Tere. Tere. No tahaks kohe küsida, et miks magistrisse, et kas siis pakast tõesti ei piisa ja alustan sinust, Sandra, sest tean, et sul on see õppimine kohe päris järjest olnud. Ja sellega ongi naljakas lugu, et kui ma täpselt siis oma baka lõpus käisin siin samas podcastis rääkimas, et mis ma siis edasi teen ja kus ma ennast 5 aasta pärast näen ja kõike, siis minu väga kindel sõnum oli, et mina magistrisse kohe kindlasti ei lähe kohe edasi. Ja siis 2 kuud hiljem olin ilusti intervjuul ja sain sisse ja see tuli niimoodi, et ma tundsin, et midagi on EBS-il just anda mulle midagi juurde veel ja et ma peaksin ikkagist ennast ärimaailmas või rahvusvahelises ärijuhtimises siis ja juhtimises veel kuidagi täiendama ja lisaks veel, kuna ma olen EBS-i spordiklubi juht ka, siis ka seal ma sain aru, et need kõik kogemused, mis ma bakas sain, ma saaks panna selle juhtimisse nagu tööle ja siis samal ajal täiendada siis MA programmiga seda ka veel. Nii et sa lõpetasid bakalaureus, rahvuses ärijuhtimise bakalaureuse kraadiga ja siis kohe sügisel tulid? Ma tulin kohe sügisel edasi, jah. Aga kui natuke sellest profiilist rääkida, et kes on teised üliõpilased, milline on nende selline tee, et kõik otse vist bakast ei tule? Kõik otse ei tule, ma ütleks, et meid on, ma arvan, 4-5 tükki, kes tulid otse bakast ja 3 tükki lisaks mulle on siis need, kes tulid EBS-i bakast. Ja siis ülejäänud on need, kellel on nagu pikem aja jäänud, et paljudel on töökogemus päris korralik ees ja oskavad võib-olla siis mõnes teises vaatenurgas seda MA programmi endale võtta. Meie, kes me oleme tulnud otse bakast, me läheme põhimõtteliselt koolisüsteemiga edasi, aga minu jaoks see natuke muutus, sellepärast et Impactful, mis on bakalaureses, on hästi sarnane MA programmile. Aga see, mis mina õppisin, see otseselt nii sarnane ja praktiline ei ole tegelikult. No ta on samm edasi, et selles mõttes juba spetsiifilisemalt erinevaid asju õppida ja vaadata, et selge, et see on samm edasi. Liisi, küsimus sulle, et kuidas sina leidsid tee EBS-i? No tegelikult ma olen EBS-i peale mõelnud väga palju aastaid, kuna mul varasem magister Tallinna Tehnikaülikoolis tänapäeval moodsa nimega TalTech jäi lõpetamata. Siis ma olen mõelnud kogu aeg, et sooviks teha magistri ja kui ma olin juba piisavalt oma valdkonnas tööd teinud ja juhtimiskogemust omandanud, siis ma sain aru, et tegelikult edasiminekuks oleks siiski veel midagi juurde vaja. Et finants ja strateegiline juhtimine, et need on ained, mida kindlasti EBS-is pakutakse ja siin seotakse väga palju seda ikkagi päris kogemusega, mitte kuiva loengu lugemisega, et mulle tundus see õige koht, kuhu tulla ja siia ma siis kandideerisin ja siis see sain. Väga tore, et sa oled siis praegu esimesel kursusel. Esimene kursus, jah. Ja 2-aastane programm, nii et pool on ees. Üle poole, ütleks, et aasta ja 1 kuu, et see 1 kuu on ka veel väga intensiivne tulemas. Nii et ekvaatori pidu veel ei ole tulnud? Ei, veel ei ole tulnud, see tuleb ikkagi alles juunikuus. Tore, aga räägi natuke sellest, sa ütlesid ka, et oma karjääris edasi liikuda, mis sa täna igapäevaselt teed ja mis sul siis eelnev haridus on? Ma õppisin, tegelikult ma olen 1 aasta õppinud isegi arstiteaduskonnas Tartus, aga see Tartu ei ole linn minu hingele. Sealt ma tulin Tallinnasse ja astusin TTÜ-sse keemia ja keskkonnakaitsetehnoloogia erialale, kus ma lõpetasin bakalaureuse ja lõpetasin tegelikult kõik magistriained ka. Aga siis mind kutsuti tööle sellisesse toredasse kohta nagu K-projekt. See on üks suur projekteerimisettevõte Tallinnas ja siis ma sain aru, et tegelikult mind huvitab kinnisvaraarendus, projekteerimine, see valdkond hoopis rohkem kui see keemia ja keskkonnakaitsetehnoloogia, mis mulle tegelikult on väga tugeva tausta andnud, aga kindlasti ma tundsin, et see ehitus- ja projekteerimisvaldkond on mulle hingelähedasem.
et nii ma selle suuna leidsin ja nii ma siia oma teega leidsin EBS-i, et jätkata siis õpinguid selles suunas, et edasi liikuda mulle huvipakkuvas valdkonnas kuskile kõrgemale tasemele. Et selles mõttes see õppimise mõte või see, et nüüd on aeg edasi õppida, on seotud ka natuke, et kuidas oma karjääri planeerida? No ma sain aru sellest, et mingit muudatust on vaja. Ma arvan, et minu vanuses inimesed tihti leiavad ennast selle otsuse koha peale, et mida edasi teha, kas raiuda edasi täpselt seda sama, mis sa kogu aeg oled teinud või natuke väike suunamuutus sisse võtta. Ja ma arvan, et selle suunamuutuse jaoks EBS on väga hea tõuge ja taust, et kunagi ei ole liiga hilja suunda muuta. Jah, et ma ise ka hästi sellega resoneerun selle mõttega, et ma ise ka töötate siis juhtimise valdkonnas, tippjuhtimise valdkonnas juba 15 aastat, tegin siis karjääripöörde ja pärast 15 aastat kuskil 40-ndates ja liitusin ülikooliga, et samamoodi, et võimalik on teha neid karjääripöördeid, aga no meil on stuudios Sandra, kes on alles oma karjääri alguses, sul on võimalik unistada ja unistada nagu meil kõigil piiridest välja, et räägi natuke, milline on su tänane kogemus kindlasti ja mida oled ka võib-olla õppinud koolis, et milline mulje sul sellest tööst ja karjääri planeerimisest jäänud on? No praegu olen ma juba 2 aastat ürituskorralduses projektijuht, et mis on selles mõttes ka juhtimine. Võib-olla mitte nüüd siis nii suuremal või nii suure meeskonna staabil. Aga ma ütleks seda, et see MA-sse astumine on pannud mind väga mõtlema selle peale, et kas ma tahaksin spetsialiseeruda mingile kindlale asjale või siis teha a la projekti juhtimist või ma tahaksin teha midagi, mis ma ise nagu nii-öelda võiksin anda edasi või oma ettevõtet. Ja ma arvan, et see MA nüüd ongi väga palju andnud sellele, et nüüd oled ärikooli teinud ja ettevõtlust õppinud, et hakka nüüd tegema, et kõik tegelikult tööriistad on antud, et nüüd tuleb lihtsalt leida see asi, mis sulle meeldib, et ma arvan, et ma olengi praegu selles kohas, et mitte nüüd karjäärimuutus teha, aga teha nagu seda, et mõelda natuke laiemalt, et ei pea kogu aeg otsima seda kogemust, nagu noortele öeldakse, et 2 aastat võiksid seal olla ja siis 2 aastat järgmise töökoha peal ja siis järgmise töökoha peal, vaid siis võiks korraks võtta selle iseseisvuse ja vaadata, et mis siis saab. No tore kuulda, aga sul on see kogemus ka siit, kui sa üldse teed seda spordiklubi, eks ju, EBS-i spordiklubi ja see on päris aktiivne, et see annab väga hea kogemuse. Eriti kui asju teha ühiskondlikus korras, sest siis pole sul, ei ole seda positsiooni võimu, millega inimesi mõjutada, vaid peab tegema seda palju-palju targemalt. Aga Liisi, kas oli sul ka kahtlusi või kõhklusi enne magistri tulekut, kui pikk sul see vahe sisse jäi siis selle, No kui me nüüd peame aastanumbritest rääkima, siis ma lõpetasin, kas ma lõpetasin bakalaureuse 2007. Ma just hiljuti sattusin uuesti Mustamäele, kuhu ma ka tegelikult ei satu ja sõitsin sealt TTÜ-st mööda ja siis mõtlesin ka, et oi juudas, et siin on kõvasti saanud neid uksi nühkida ja käia, aga see tundub nii ammune minevik, nagu see oleks kellegi teise elu olnud, sest see kõik oli üli ammu. Ja nüüd ma tunnen, et tegelikult see vahe ei ole nagu oluline. Ma bakalaureuseõppe ja tegelikult TTÜ-s magistriõppe oli mul ka töö kõrvalt. Et ma tean, mida tähendab töö ja kooli kombineerimine, et ega see lihtne ei ole täistöökohaga nagu intensiivse töö kõrvalt. Aga ma arvan, et see ei saa olla takistus ja kindlasti ei kutsun kõiki teisi ka üles seda sammu astuma, et igal juhul vahet ei ole, kas on pikk vahe või lühike vahe, see magister annab nii uue hingamise just ka inimeste ja keskkonna mõttes, et kõik need kursusekaaslased õppejõud, keda sa siin kohtad, et see on juba seda kogemust väärt, rääkimata siis nendest teadmistest, mis sa siit saad. Et ma olen juba selle esimese aasta jooksul finants- ja strateegiaalaseid teadmisi oluliselt juurde saanud, et
Võib-olla ma jätsin vastamata küsimusele, aga seda ma teen tihti peale, et ma hakkan rääkima sellest, mis ma ise tahan. Ei, see kõhkluse teema, et just ikkagi see aja teema, et kuidas seda aega paika panna, et noh, ma mäletan ise, ma olen ka EBS-i magistri lõpetanud veel varem, Liisi, kui sina lõpetasid TalTechi. ja mul oli ka siis just see mõte, kuidas seda aega planeerida, aga juba sellest ajast on see, mis EBS-il on reegel, et püütakse teha see tunniplaan võimalikult ikkagi detailselt semestriks ära, ikka tuleb väikseid muutusi, aga olen kuulnud teistes koolides võib äkki midagi kõik muutuda, et hoopis teisipäeval on vaja kooli tulla, et meie kool on ikkagi nädalavahet. Kuidas kool on, kas Emma on ka nädalavahetusel või mis päevadel koolipäevad on? Neljapäev kuni laupäev ja ikka 2 korda kuus. No, MBA-s? Noh, eks meil siin ole EBS-i juhtkonna või inimestega, kes seda plaani paika panevad, natukene ragistamist olnud, et eks alguses sai välja kuulutatud, et on reeded, laupäevad üle nädala, aga kahjuks on siin ikkagi väga suur intensiivsus neljapäevadele langenud ja on hoopis päris palju koolivabasid nädalaid ja siis on pikad neljapäev kuni laupäev, et kindlasti selles osas loodame, et uuel aastal kuulatakse ikkagi rohkem ka õppijaid ja peetakse kinni välja käidud tunniplaanist. Selles mõttes välja käidud tunniplaanist, et oli juttu ikkagi reeded, laupäevad üle nädala. Et muidu on see reede-laupäev leida on palju lihtsam, kui need neljapäevalt juurde pookida, et siis on ikkagi peaaegu pool töönädalast kadunud ja ega keegi reeglina su tööd ära ei tee, selle sa teed siis ette või järgi. Ja arusaadav, ma arvan, et see on väga oluline ja hea on ka see, et EBS-is need, kes programme planeerivad ja need tunniplaane teevad, on lähedal. Meil on siin üks maja ja et selles mõttes on ka tagaside teemal ja muud teemad saab kohe inimestega rääkida, aga olen nõus, et ta vajab sellist kombineerimist ja ikkagi reeglina meil seda luksust Eestis ei ole, et võtad täielikult ennast vabaks ja käid ainult koolis, et nii MA-s kui ka MBA-s tudengid käivad tööl ja reeglina nõudlikul tööl, et see käib selle asja juurde. Just, ja see kool on ka ikkagi, et ma olen tulnud siia ju mitte diplomi pärast, vaid ma olen tulnud siia selleks, et saada need teadmised. Ehk siis ma ei soovi puududa, ma soovin olla koha peal, ma soovin leida selle ajaga oma iseseisvaks tööosaks, et just, et kui kool peab kinni pakutud ajaraamistikus, siis sul on endal ka võimalik seal leida see maksimum, et oma ajapanus ka sisse panna veel lisaks tundidele. Jah, et lisaks tunnis käimist tuleb ju lugeda ja teha neid kodutöid ja tiimitöid just ka. Rääkides natuke õppekavadest ja sisust, et mõlemal on teil ikkagi pea aasta, hea aasta saab 2 semestrit, et kuidas siis sul, Sandra, et räägid, mis on meeldinud, mis on veel ees? No meeldinud on ausalt öeldes, mis ma just tahtsin jutu jätkuks öelda, et meil on väike kool selles mõttes ja meil selles mõttes tagasisidet võetakse suhteliselt nagu hästi ja proovitakse muuta ja tänu sellele ka õppekavas see, et meile toodakse õppejõud, kes on oma ala spetsialistid, kes reaalselt räägivad, kui mõni õppejõud toodakse Ameerikast ja öeldakse, et selle Exceli tabeli väärtus on nagu, te ei kujuta ette, on ju, ja ma annan selle teadmise teile. See on tegelikult väga-väga suur asi ja see on see, mis mulle nii pakas kui ka nüüd EMA-s nagu väga meeldib, et on inimesed, kes teavad, millest nad räägivad ja annavad oma elulisi kogemusi, mitte seda, mida sa sealt raamatust võid lugeda ja mis on võib-olla 20 või 60 aastat tagasi kirjutatud sinna, on ju. Et ja õppekava kohta ma ütleks seda, et ta on hästi praktiline, et mulle meeldib see, et hästi palju integreeritakse meid ennast sinna nii-öelda loengutesse või seda, et me peame ise loenguid andma ja et me kohe päris loenguid andma? Jaa, meil just oli neljapäeval, et ma pidin ise andma 90 minutit loengut ja niimoodi, et aga see oli ka nagu selles osas, et saime ise kokku panna, et kuidas me seda teemat anname edasi ja meile endale, me saime teha seda, mis meile endale nagu meeldib saada, ehk siis näiteks grupitöös case studysid läbi teha, ikka paned mingi kuldvillaku või kahuudi sinna lõppu, on ju, et lihtsalt oleks natukenegi ajule veel midagi lõbusat meelelotust ka
case study ja me tegime selle case study praeguse põhimõtteliselt selle nädala mingite sündmuste kohta, mis oli ka natuke meie kooliga seotud ja see läks nii hästi peale klassile ja meile endale, et täpselt siuksed asjad nagu mulle väga meeldivad, et väga tore, gümnaasiumis igal pool oled istunud ja kuulanud, mida siis õpetaja või õppejõud ütleb, on ju, aga et see, et meid nii palju sinna sisse tuuakse ja nagu nii praeguseid teemasid ka tegelikult meile edasi antakse, et see on väga äge. Jah, et nii see MBA programm kui MA programm on meil siis sessioonõppes ja on inglise keeles, et mõlemad olete Eesti naised, et kuidas on inglise keeles õppida, Sandra? No mis mul tuli enne meelde, mina õppisin bakat eesti keeles tegelikult. Nii, et sul on see muutus? Mul on see muutus. No see annab, ütlen kõrvale vahele ka ära, et kui ingliskeelne programm annab rahvusvahelist tudengkonnale võimaluse tulla ja teiselt poolt tuua ka rahvusvahelisi õppejõude. Aga ikkagi nüüd suur osa on Eesti üliõpilased, et kuidas sina keelega hakkama saad? Ma arvan, et ma saan päris hästi, sest et ikkagist vahepeal võtsid baka ajal ka valikained inglise keeles, et probleemi ei ole, pluss ma olen ise professionaalse spordiga tegelenud 15 aastat või nüüd olen lõpetanud, aga ikka käid välismaal võistlustel ja treenerite juures, et seda inglise keelt on kogu aeg juures, et sellega ei ole nagu probleemi, lihtsalt see on nüüd äri inglise keel, see on natuke teine asi ikkagist. Aga sellega tuleb hakkama saada, sest et ja lõppude lõpuks see teine inimene, kus sul vastas on ja kes räägib siis näiteks inglise keelt, küll ta sust aru saab, kui sa oskad seletada. Nii et selles mõttes ei ole nagu probleemi. Liisi, kuidas keele teema? No, ma nõustun siin Sandraga, et eks siin kindlasti on kohti olnud, kus on keerulisem, et ma ise arvasin ka, et mu inglise keel on üsna hea, aga siia tulles sain aru, et kindlasti finantsvaldkonnas mu inglise keel oli pigem mitte väga hea, aga sa teed need terminid endale selgeks ja elu läheb edasi, et tuleb leida see aeg ja peab olema püsivust ja tegelikult saad hakkama, et ma arvan, see ei saa kellelegi takistuseks, et kui sa natuke ikkagi oled õppimisvõimeline ja sul on tahe õppida, siis sa leiad selle aja ja võimaluse see endale selgeks teha. Aga õppekavade mõttes mulle ka väga meeldib see, et sind kuulatakse, sulle antakse võimalus kaasa rääkida. Keegi ei ütle sulle kohe mingi asja peale ei, vaid sellega tegeletakse, kaalutakse, mõeldakse, et kuidas oleks parem. Et jah. Ja sul teine pool küsimusest oligi just keel just, et kui Liisi sa oled MBA programmis, et natuke programmid on erinevad, et või võib-olla MA-s on selline natuke teaduslikum ikkagi lähenemine ja spetsialiseeritud minna teemadega süviti, siis MBA on selline juhi programm ja juhi profiiliga programm, et kuidas sul see esimene aasta on läinud, mis on meeldinud, mis on veel ees? Ma hetkel, kuna ma ise töötan Chief Planning and Operations Officer ühes tuuleenergeetika arendusfirmas ja me teeme ka suuremaid tööstusparkide planeeringuid, siis ma olen saanud juba enda töö jaoks nagu selliseid olulisi strateegilisi tööriistu, et väga hea oli Rillo laetud aine, mis oli Strategic and Innovative Management, et tema klass oli väga hea ja no muidugi selle aasta hitt on ikkagi Corporate Finance, mida Valeria Kiisk luges, et me oleme siin teinudki ettepaneku, et seal võiks tulla Corporate Finance 2, et no see õppejõud on ikkagi, ütleme, selle ülikooli tipptase, et vähemalt selles, kellega me praegu kokku oleme puutunud, et vaieldamatu liider, et ma arvan, et tervele meie kursusele on see aine kõige rohkem meeldinud. Ja see aasta, see poolaasta siis, mis üllatuslikult on tulnud, on mentoring. Ma ei oleks ette kujutanud, et see annab nagu minule ka nii palju, et ongi tore näha Sandra vanuses inimesed, sina oled küll juba nüüd magistris, aga enamus on seal bakalauruses, kuidas need noored inimesed oma haridus- ja karjääriteed alustavad. Ma olen selle kõik ise täiesti ära unustanud. Ja see on nii tore, kuidas aitad neil CV-sid teha, motivatsioonikirju koostada, ütled, mis LinkedIni profiilil on oluline, suunad neid mingite küsimustega kohta, kus nad võib-olla veel ise ei jõua. See on hästi põnev ja ma olen nagu, minule on sattunud väga motiveeritud ja ägedad noored inimesed, et ma arvan, et see kogemus annab
mulle vähemalt sama palju või isegi rohkem kui nendele, et see on küll siin kooli õppekavas väga tore aine. Jah, see on väga tore idee, et viia kokku siis bakaõpilased ja magistrid ja just see mentorluse põhimõte ja no kus see alguse saab, on see, et kui enne rääkisime sellest, et pannakse õpetama, pannakse midagi õpetama, siis sama on see, et kui sa mentorina kellegi nõu annad, et sa saad ka ise teadlikumaks neist asjadest. Ja õpetamisega on ka kord juba nii, et kui sa ise õpetad, saadki asjad väga hästi seljaks ja mentorin saad teadlikumaks neist teemadest ja tore on oma kogemust jagada. No just, ja ega Ester sinu ainega bootcampis hakkas ju pihta, mis oli ka väga äge, et tegelikult me saime need nagu nii-öelda mentoring ja coaching algsisend ju sinu käest ja mulle meeldis, et see oli sellises vabas vormis, kõik said omavahel tutvuda, ei olnud nii, et sa lähed sinna ja või tuled klassi ja kohe on kõik uued inimesed vabas vormis, kohtume kuskil metsas, õpime natuke coachingut, et see oli, ma ütlen, et väga hästi alustatud aasta. Jah, täpselt EBS-is on see juba aastaid. Bootcamp, no see on selline intensiivne treening sõnana, aga meil siis kõik magistrid, kes sisse astuvad, põrutame siis metsa mere äärde. Ja seal on siis erinevad asjad. No peamiselt sel korral õppisime siis coachingut ja leadershipi teemasid, tõesti mina olin seal ise juhtimas, aga oli ka hommiku ujumine, kes õhtul oli pidu ja just, et kõik saad omavahel tuttavaks ja siit on väga loogiline ka edasi minna, et alati EBS on just tuntud oma väga tugeva võrgustiku poole pealt ja tean väga selgeid lugusid, et kes ise on lõpetanud EBS-i, võtavad tööle ka EBS-ikaid, EBS-i lõpetajaid. Aga see võrgustiku teema, et Sandra, kuidas sina seda enda jaoks mõtestad, EBS-i võrgustik? See on väga hea, et sa selle välja tõid, sest et kuna ma olen EBS-i vilistlane ka, siis eks ma vilistlastega sellesse panustan ka, et ja olen käinud väga selle osakonnaga nii-öelda läbi ja sealt tuli see välja, et EBS-i vilistlased tahavad EBS-i tudengeid saada enda juurde tööle. Et kui me vaatame teisi Euroopa äriülikoole, siis nemad on pannud endale väga kindlalt kirja, et kui sa siia kooli tuled, siis 95 või 100% lõpetanutest saab tööle. Ja tegelikult on see meil ka võimalik, sest et meil on vilistlased, kes tahavad võtta meie õpilasi tööle. Et see ja just täpselt see võrgustik, et vahepeal sa võid trepi peal kohata ükskõik keda, mõnda vilistlast, mõnda kunagist töötajat või praegust töötajat hakata ka lihtsalt rääkima ja küll sa mingi kontakti sealt saad. Et mina ütleks, et ma olen seda layerdanud kogu aeg, et EBS on puhtalt networking. Et nagu kui sa siin väga tahad, siis sa saad siukse kontaktibaasi endale lihtsalt teha, et see kujuta ette ka. Kui sa täielik introvert ei ole. Ja täpselt, nagu päris tõsiselt ma ütleks, et ma arvan, et mul on niimoodi, et kui ma EBS-i sisse astun, alates meie turvatöötajatest kuni, ma ei tea, juhtkonnani või kelleni, ma saan kõigile põhimõtteliselt öelda tšau, tegelikult. No EBS on tõesti selline väga kokkuhoidev ja teiselt poolt ka väike kogukond, mis on siin plussina, et tal on suur võrgustik üle maailma, et meie vilistlasi on igal pool, aga samas on ta tõesti, nagu öeldakse, ühe telefonikõne kaugusel. Aga no kumba sa siis väärtustad, kas sellist akadeemilist või sotsiaalset kogemust EBS-is? Ma ütleks, et ma alguses olin väga selle sotsiaalse peal ja nüüd ma ütleks, et MA-s rohkem seda akadeemilist, et ma saan nagu rohkem neid teadmisi ja tööriistu juurde. Mis on veel lisa, et ikkagist alati kuskil alateaduses või kuskil on mingid nii-öelda need, mis suunavad sind kuskile minema ja ma arvan, et minu see MA-sse tulek oli ka natuke see, et kuna ma olen 3. põlvkond EBS-i MA-s, siis natukene nagu ja sealt on ka tulnud mingid kontaktid juurde, kes on öelnud, et EBS on see kool, kuhu nagu... Mis sa ütled 3. põlvkond, mis see täpsemalt siis tähendab? Mu vanaisa tegi magistri siin, mu ema tegi magistri siin ja siis
nüüd mina teen magistri siin. Ma seda ei teadnudki. Jaa. Tundub, et EBS on väga vana, aga võin öelda, et on päris elujõuline kool. Ei ütle vanust välja, aga see kõlab nagu vanaisa, ema ja sina, et siis tundub, et ikka EBS-il on päris kõva ajalugu juba. No ikka väga korralik. Minu vanaema või vanaisa tähendab, lõi Eesti esimese keemialabori ja ta sai aru, et kui ta seda teeb, siis ta peab ka ärilises pooles ennast täiendama ja sellepärast ta tuli EBS-i seda tegema, sest et siin oli kohe kõik anda sellel ajal ka. Ja ka mu ema tundis seda, et tal oleks vaja just turunduse ja äri poolt nii-öelda täiendada, et ja ka minu väiksem õde tahab siia gümnaasiumisse tulla, nii et see läheb nagu perekonna järgi ikka päris korralikult. Aga jah, selles mõttes, et ma ütleks seda, et tulles su küsimuse juurde tagasi, et nüüd mulle on mõlemad väga-väga tähtsad, nii akadeemiline pool kui sotsiaalne pool. Et aga EBS-is on täpselt see, et võta lihtsalt nii palju, kui võtta annab. Päriselt nagu iga võimalus, mis antakse või kuhu kutsutakse, nagu ütle jah, ma tulen ja sa ei tea kunagi, kuhu see tee sind viib. Aitäh! Liisi, kuidas sinuga? Mis see EBS-i kogukond sinu jaoks tähendab? Eks ta ole siin ikkagi rohkem kui lihtsalt see sotsiaalne kogukond, et mina ikkagi soovin võimalikult palju teadmisi ammutada ja seda siis nii õppejõududelt kui ka oma kaasüliõpilastelt. Meil on väga rahvusvaheline seltskond, mis on äärmiselt tore. Sa õpid esiteks tundma teisi kultuure, kuidas nemad on oma elus edasi liikunud, mida nad teinud on, jagades erinevates loengutes siis oma töökogemusi ja tausta, et tegelikult õpib väga palju ka oma kaastudengitelt. Et minu jaoks see kogukond on väga-väga oluline ja nüüd, mis tänu ühele oma mentiile ma kuulsin sellisest toredast üritusest nagu Habagaala ja nüüd ma olen teinud üleskutse, et võiks terve meie cohort siis sinna minna, et mul on see on nagu poole peal sellega toimetamine, sest et lihtsalt aega pole, aga tegelikult on väga paljud soovi avaldanud minna ja ma arvan, et me siin üks päev lepimegi oma WhatsAppi chatis kokku, et me kõik lähme ja siis ostame piletid ja ma saan aru, et ma saan sinult, Sandra, küsida, et kas on nüüd kõik ostnud? Sa saad minu käest küsida, kas on ostnud täpselt. See on super üritus, et ma väga soovitan, ta on gaala kõige paremas gaala tähenduses tunnustamisüritus ja see koht, kus saab väga pidulikus keskkonnas EBS kokku. Just, et näha, kes on siin vilistlased ja me naisterahvad mõtlesime ka, et lööme siis ennast kord üles ka, et lähme peole ja võtame need meie kursuse meespoole ka kaasa, kes eriti loomulikult ei taha tulla, aga kui me kõik lähme, äkki ikkagi tulevad nemad ka. Tead, neile saage nad sinna, sest et neile kindlasti väga meeldib see ja teiseks on see, et see on tudengite korraldatud üritus, on ju, aga ma lihtsalt ise olen sellega väga-väga korralikult seotud, et mentor selle nii-öelda, kuidas seda teha ja siis ise veel ühe osa eest vastutan ja me seekord üritame teha seda, tahame teha seda niimoodi, et me hästi palju epsikaid paneme ka lavastusse sisse, et nagu kõik väiksemki detail on EBS-i poolt enda tehtud. Et ma arvan, et ja seda anda edasi, kui seda kogukonna poolt, siis täpselt see, et me võime siin ärikool olla, aga me suudame ka siukseid väga ägedaid asju teha. Et selles mõttes, et see on tõesti äge üritus, et work hard, play hard. Täpselt. Ma arvan, et see on EBS-il päris hea, et mõlemat on vaja teha ja seda õppimist ja pingutamist on siin päris palju ja koos ka pidutseda on tõeliselt tore. Nii et see kogukond kui selline on oluline ja tõesti ka võib-olla me kõik isegi ei tunne, see kogukond on väga suur, et aastaid meil lõpetajad ja kõik, aga tõesti sa võid seda kohata, kui keegi, et sa oled ka EBS-i lõpetanud, et see on selline hea tunne. Kas on mingi selline tõeliselt mingi moment või midagi väga üllatavat või midagi sellist, mida tahaksite oma magistri kogemusest veel kuulajaga jagada? Sandra, sa võid alustada. See on väga hea küsimus. Ma ütleks seda, ma ei tea, kas see nüüd moment on, aga see, et meil on praegu väga muutuv majandus igat moodi, on ju. Et ja see, et meil on nii aktuaalne info
nii-öelda, kuidas ma ütlen, mitte siis süsteem, aga nagu kogu aeg infot tuleb peale ja see tuleb nii aktuaalselt tänu sellele, et ka õppejõud ja kaasõpilased on mingites valdkondades sees. Et minu jaoks see oli hästi siuke, et mida sa ei mõtle, et sa saaksid nagu koolist või et sul on kogu aeg nagu see info nii-öelda tuleb peale, et aga see oli minu jaoks tõesti see, et istud nagu loengus, kuulad ja sul on nii huvitav, sest et see on just, oled kuskil uudistes midagi lugenud ja saadki arutada täpselt, et et aga mis on teiste inimeste perspektiivid nendest asjadest ja õpid sellest väga-väga palju, et mis annab nagu juurde ja see avardab ka seda, et me kõik oleme tulnud MA-sse mingi oma kindla asjaga, on ju, aga see, et kuidas sa näed seda teiste inimeste nagu vaatenurka, et see on väga äge minu arust ja täpselt see ka, et ikkagist nii Pakas kui ka Makas tulevad mingid ettevõtted, mis saavad siis nagu sellel hetkel või sellel nagu kursusel nagu mingi nii-öelda sünni siis või alustuse. Nii et jah. Minul ka oma võib-olla see moment see pole, aga ma lihtsalt see tabamine ära, et ma mingi hetk tundsin, et lihtsalt nagu töökogemus ei ole enam see, mis mind kuskil edasi viib, et sa tahad nagu juurde õppida ja kui sa ise, ma tundsin ka, et nagu finants ja strateegia temaatika on see, mida ma juurde vajan, et EBS on kindlasti Eestis, ma arvan, selles osas kõige parem valik ja julgen kinnitada, et praeguseni ma oma otsust nagu ei kahetse, et tuleb julgeda teha see otsus, teades isegi et sul on nagu töö kõrvalt keeruline, aga see annab uue hingamise kindlasti. Aitäh! Aeg läheb kiiresti alati, kui podcastis on mul külalised, ma küsin 3 küsimust ja küsiksin ka need teie käest. Esimene on see, et mina usun, et kui tahad olla valdkonna heategija või ka juht, peab kindlasti lugema. Vaatama ringi, kuulama asju. Mis võiks olla sinu raamatu soovitus tänasele kuulajale? Ma ütleksin, mida ma praegu ise loen ja mis mind on väga pannud mõtlema, on Meelis Lao raamat. Tal on see esimene sõna, mul on nüüd meelest läinud, aga see on see, et kas spioon või mafioso. Ja ta väga värvikalt räägib seal, et kuidas siis nõukaajal asjad olid ja et kuidas ta seda nüüd praegu vaatab. Ja praegust siis kogu muutvat ühiskonda vaadates seda ja seda lugedes nagu see paneb väga mõtlema, et mingitele sarnasustele ja samas erinevustele ja kuhu me oleme jõudnud ja kui kiiresti on kogu see suur areng käinud. Et ma soovitan seda lihtsalt juba sellepärast, et siis korraks tekib see reaalsusmoment, et kus me olime ja kus me oleme praegu. Et jah, see on minu raamatu soovitus. Liisi, sinu soovitus? Viimasel ajal on saanud palju õppimise jaoks lugeda, aga ma teeks soovituse siiski väljaspoolt seda nii-öelda kohustusliku kirjanduse loetelu, et mind väga inspireeris Michelle Obama raamat Becoming, et mulle tundus see väga nagu vahetu ja aus, tal olid ka oma kõhklused, kartused, väga keeruline teekond oma algsest karjäärivalikust siis nii-öelda first lady rolli täitmiseni, et minu jaoks oli see kindlasti üks raamat, mis mulle jääb alatiseks meelde, et soovitan väga seda lugeda, eriti naisterahvastel. Ja ma liitun ka selle soovitusega, ma olen nii suur fänn selle raamatule, et kui see raamat ilmus, ma aitasin kirjutada sellele eessõna eestikeelse tõlkele ja siis oli mul võimalus küll oma kulude kirjadega aga minna siis selle raamatu esitlusele Stockholmi. Wow. Nii et ma käisin seal Michelle Obama esitlusel ja kui sa mõtled, et sa tahad olla inimesena autentne, sama nagu sa esined meedias, et sama sa esined ka ja oled kuidagi üks ja see sama inimene alati. Siis mulle tundub, et vot see Michelle Obama on alati sama inimene, et see on ka oluline, et ma tahaks, et ka meie siin EBS-is, et sa ei pea kuidagi esinema, aga teesklema, et sa oled ise, et see on selles mõttes raamat küll, mida soovitan lugeda. Kas sa said temalt ka mõne küsimuse küsida? Ei niimoodi mitte, et seal oli kõik oli planeeritud, lihtsalt, et oli võimalus seal saalis olla, ma tahtsin näha, et kuidas ta siis päriselt mõjub, et kuna sa näed inimesi, ta on
eks ta on ikkagi nagu eeskuju ja rollimudel, et aga kus see autentsus läheb ja kui sa raamatu oled lugenud, sa oled ta meedias palju näinud, sa näed teda esinemas ja kuidagi kõik see jookseb kokku, et ongi see üks inimene. Väga äge, me saame siis Habakaalal arutada sinuga. Saame seda arutada Habakaalal. Teine küsimus on see, et kui sa mõtled nüüd ajast tagasi, et mis sa ütleksid oma 20-aastasele minale, Sandrale ei ole sellest nii mitut aastat möödas, aga ikkagi, et natukene ajast tagasi, et mis sa endast veidi noorema inimesele soovitaksid? Et hakkame Liisi sinust pihta. Ja siis Sandra saab natuke mõelda, et minul oli see, ikka oli aastaid tagasi see 20-aastane mina, aga ma ütleksin talle, et ära karda astuda seda esimest sammu. Sa saad alati oma elus suunda muuta, ükski otsus ei ole selles mõttes nagu lõplik, et tee lihtsalt see esimene samm ja hakka kuskile poole liikuma, et seda julgust, teotahet, mul oli seda juba ka siis, aga ma kordaksin seda talle uuesti üle, et julgelt edasi. Aitäh ja Sandra? Ma ausalt öeldes jätkaks sellega, mis Liisi just ütles, et ma ütleks 20-aastasele endale, et täpselt samamoodi, et võta kõik riskid, mis sul võtta on, lihtsalt nagu kõik, mis võtta on, võta. Ja ma ausalt öeldes ütleks seda praegusele endale ka, et ilmselt kui keegi küsiks mult 5 või 10 aasta pärast sama, et mis sa ütleksid 10 aastat või 5 aastat tagasi Sandrale, siis täpselt see, et võta kõik riskid, mis võtta on, et meil on elul nii palju anda. Et sa ei tea kunagi, kuhu sa võid jõuda. Väga ilusad soovid ja viimane küsimus on pigem see, et kui sa nüüd mõtled enda praegusesse aega ja millises superpoweris sa unistad, mis oleks see, mis sul kindlasti võiks olla? Ma luban sul nüüd luban alustada väga tead, praegu ma ütleks isegi, et nagu niimoodi ei tule otseselt, et nagu et öeldakse vahepeal, et tahaks tulevikku näha ja tahaks nähtamatu olla ja mis kõik asjad on ju. Ja nähtamatu küll ei taha olla. Ei vahepeal niimoodi, et tahaks olla mõtteid lugeda, et tahaks olla nähtamatu kellegi juures ja siis kuulata, et mis nad sust räägivad. Ei tea ausalt. Aga siis mul tekib see, et ma ei taha ühtegi seda asja, sest et ma tahan pigem endas hoida seda elevust, et mis nüüd saama hakkab või et nagu, et ma ei teagi, et just see, et mis kõike kogemusi võib veel tulla, on ju. Et ma ütleks pigem seda, et mul niimoodi nagu mingit kindlat ei olegi, vaid just see, et elevus vaadata, mis tulevik toob. Et see jääks, eks ju, see selline uudisimu ja elevus ja see jääks. Liisi? Jah, ega see ei ole lihtne küsimus, aga võib-olla oskus õigel ajal õigeid küsimusi küsida ja üleüldiselt kiiremini näha suurt pilti ja keerulistes olukordades kaalutletud otsuseid teha. Aitäh! Selline oli meie tänane podcast. Stuudios oli Sandra Kallas ja Liisi Hallikmaa ja nad jagasid oma magistriõpingute isiklikku kogemust. Aitäh kuulamast!